Kirjastus Petrone Print on minu sarja sisse tekitanud veel väiksemaid sarju. Nii-öelda nagu džunglisarjas on ilmunud siis raamat Minu Prantsuse Guyana ja selle kirjutaja on Sergei Põlme. Sergei, ma mõtlesin, et selle raamatu pealkiri võiks ka tegelikult olla, et Minu Prantsuse Guyana džunglis või vihmavetsas, sest seal põhiliselt kogu selle raamatu tegevus toimub. Tõsi ta on, et see minu osa on seal väga suur. Prantsuse Guyana osa on võib-olla seal natuke väiksem või oluliselt väiksem, et see minu kogemus seal oli küll piirdus väikese sellise kommuuni ja palju suure loodusmassiivi keskel. Aga samas on see jälle selline elamus, mida ilmselt väga paljudest muudest riikidest ei saa, et Lõuna-Ameerika ongi see koht, kus seda tõsi küll natuke rohkemates riikides leiab. Ka õige, et selliseid madala inimasustusega piirkondi, Guyana on üks hõredamaid, et ma haldusüksi ta ei ole nüüd iseseisev riik, aga ta on tõesti üks hõredamini asustatud ja eks tema naabrid ka võib-olla oleksid ka sobilikud, Surinam ja Inglise Guyana, ka seal on nagu väga vähe inimesi võrreldes loodusega. No metsas on muidugi neid inimesi vähem igal pool, ka Brasiilias näiteks. Tõsi, seal Brasiilias on väga suuri alasid, kus inimasustus on väga napp. Kas mets on muidu nagu mets ikka, et eestlasena me oleme siin harjunud ka suurte ja paksude metsadega või on see ikkagi midagi muud? No ma ütleks, mets on mets, aga loomulikult on ta mitmeski mõttes teistsugune. See liikumine tekitab jälle siis sellise teistsuguse tunde. Mitte halvema, mitte parema, aga mets on ikkagi ma tunnen, et kui ma seal olen, siis ma olen inimestest eemal ja loodus on ümber ringi, et selles mõttes on ta mets nagu mets ikka. Puud muidugi on teistsugused ja vist on suuremad ka natukene või meil või ei? Kohati on, aga mitte nüüd nii kolossaalsed, nagu võib-olla ma kunagi ette kujutasin ennem, kui ma reaalselt käisin seal. Oma vaimusilmas ma arvasin, et puud on suuremad. Need sündmused, millest raamatus juttu on, leidsid aset 10 aastat tagasi, kui Eesti oli saanud ka värskelt Euroopa Liidu liikmeks. Prantsuse Guyana siis oli Euroopa Liidu liige olnud juba tunduvalt kauem kui Eesti ja sina läksid sinna ühe konkreetse eesmärgiga püüdma putukaid. See võiks olla ühe niisuguse putukahuvilise inimese ideaalne reis. Mitmes mõttes kindlasti, Guyana siis võimaldab ka seda putukate püüdmist ja ka väljavedu kõigile huvilistele, erinevalt siis teistest maadest, kus see on siis kas rangelt reguleeritud või üldse täiesti keelatud. No ilmselt salakaubavedu ikka toimub? Jah, ma usun, et kindlasti ka seda toimub ka naaberriikides, et kõigis valdkondades siis ilmselt ka siis nende putukate osas. Millest see tuleb, et inimestel on selline putukate huvi? Ma ei räägi siin nii üldiselt loodushuvilistest inimestest, vaid nendest, kes siis tõesti nagu ostavad selliseid asju. Kas nad tulevad ise kohale ja püüavad neid, ostavad sealt koha pealt või siis lasevad saata endale? No raske öelda, mõnele inimesele meeldivad margid, teisele liblikad, mardikad, kolmas püüab kala või kogub midagi muud. See on kogumiskirg, kirjelda, kuidas väljendab. Võib-olla on see mingisugune juhus, kus inimene on alustanud mingisuguse asjaga ja siis on ta jäänud selle peale. Et raske öelda, kust see nüüd see putukate kogumine tuleb nagu. Sul endal tekkis ka seal väike kollektsioon? Natuke ikka mälestuseks, aga nagu aktiivselt kogunud ma ei ole kunagi. Sa kirjutad selles raamatus ka, et see niisugune väga kontimurdev töö ei ole, et esiteks saab püüda ainult teatud aegadel, millegipärast on kuu hästi oluline, kas sellepärast, et kui kuu paistab, et siis on väljas liiga valge või? Siis on väljas liiga valge, et see kunstvalgus, millega siis neid putukaid meelitatakse, kuu ajal pääseb vähem mõjule. Võib-olla meile see ei tundugi nii palju, ta tundub ikka erk ja ka tuntav vahe on kohe püügi edukuses, kas püüda täiskuuga või kahaneva kuuga. Lisaks saab vahepeal vihma, kui ka eriti ei ole midagi püüda ja üleüldse kuidagi nagu loodus ise reguleerib seda putukate liikumist seal ka. Nii et sul tekkis selliseid pikki perioode, kus sa ei teinudki mitte midagi, aga samas ei lebanud ka võrk kiiges nii-öelda. Tõsi, eks ma siis kasutasin seda aega seal ringi liikumiseks ja metsaga tuttumiseks, loodusega tuttumiseks ja ei saa öelda, et kordagi oleks nagu igav hakanud. Sellist mõtet ei olnud, et läheks vaataks ka mõne linna vahepeal üle? Eks ma ikka sattusin linna ka, aga ma seda raamatusse ei pannud, sest sealt midagi märkimisväärset väga ei ole või sellist eriti midagi meeldejäävat ei tule sealt linnast ette. Ma sattusin ikka korduvalt linna, sinna pealinna ja väiksematesse kohtadesse, aga ei hakanud seda raamatusse panema. Kuivõrd tegemist on Prantsuse riigi osaga, et siis võiks olla ka natukene nagu prantsusepärane see linna elu seal. Selline veider segu on see kultuuriruum, et
et osalt on ta euroopalik, võrreldes seal võib-olla naaberriikidega kindlasti on ta veidi organiseeritum, kogu see linnaelu, natukene võib-olla puhtamad tänavad, samas ei ole ta ikkagi selline, nagu me siin leiame eest Euroopas ikkagi, et võrdusmärki ei saa tõmmata, et ta on selline ülemineku variant seal. Ja peamiselt metsas käimisest ja putukate püüdmisest see elu ja tegevus seal koosneski. Inimesed vaheldusid ja nii-öelda rahvast nagu liikus läbi, aga see, mida sina seal tegid, oli enamasti ikka üks ja sama. Tõsi, turistid, kes siis tulid sinna kas putuka püüdmise eesmärgil või mõne muul, tavaliselt ikkagi loodushuvilised, nemad siis vaheldusid, minu kolleegid püsisid küll kogu selle sama aja enam-vähem ühed samad. Kas see putukate püüdmine on selles mõttes nagu huvitav töö ka, et isegi nendele, kes võib-olla ei ole loodusteaduste tudengid, nagu sina seda olid? Ma arvan, et alguses on ta huvipakkuv, või enamikul inimesele ta pakuks huvi lihtsalt vaadata, mis sinna juba tuleb, see mitmekesisus ja värvikirevus ja vormide rohkus. Esimesed võib-olla ööd veel ei kordu ja nii palju, kui ma olen nagu tähele pannud, see siis äratab huvi ka inimestest, kes ei ole tegelikult loodusega muidu sina peal või ei ole väga huvitatud sellest, siis see ikka neil nagu silma lööb särama. Kui pikalt seda teha, siis ta on loomulikult muutub rutiiniks ja siis ta on nagu iga töö, et tavalised päevad ja siis on erilisemad päevad. Et siis on suuremat elevust vaid siis, kui mõni haruldasem liik saab. Midagi ebatavalist, kas mõni ränne mõnda putukut on eriti massiliselt või tõesti saab mõne sellise vähem esineva liigi leiab või midagi sellist. Muuhulgas käib seal vist päris palju eestlasi ka, turistidena kui ka tööl. Tõsi, just see tööosa võib-olla tasuks välja tuua, et esimene eestlane, kes seal selles asutuses töötas, oli nagu nii-öelda minu eelkäija. Mina olin siis teine ja kui mina ära tulin, oli aasta 2005 ja peale seda nüüd on peaaegu katkematult on olnud pidevalt Eesti tudengid käivad seal siis seda tööd tegema, sest mina tegin. Et maine on hea? Tundub nii, et on vist rahule jäänud, jah. Ehk siis, et see ei ole mitte mingi selline seljakotirändurite peatuspaik, vaid et see on selline ametlik tööpakkumine, mis tehakse ja kuhu siis valitakse ikkagi ka eestlaste seast. Ilmselt minna tahtjaid on palju. Tavaliselt on konkurss ja siis valitakse sealt. Tõesti siis eeldatakse, et sinna ei tulda 2 nädalaks, vaid jäätakse natuke kauemaks. Et see tööline peaks seal vähemalt mingisugune pool aastat, eks võiks koha peal olla vähemalt. Võib kauem ka olla? Võib kauem ka olla. Aga keegi tavaliselt ikka mitmeks aastaks ei lähe? Siin üks noormees oli 1,5 aastat oli ta kindlasti, võib-olla 2, võib-olla ta käis isegi, ma täpselt ei tea, ta vist käis vahepeal Eestis, läks uuesti tagasi, nii et kokkuvõttes võib-olla oli ligi isegi 2 aastat seal. Ühest asjast on selles raamatus veel juttu, kuigi mitte väga palju, nimelt seal samas piirkonnas oli soov asutada kullakaevandus. See ei läinud lõpuks läbi, aga kas see on seal riikides ka tavaline, et looduskaitse nii-öelda nagu põrku päri huvidega suurelt? Ja see on väga tavaline, mitte ainult Guajanas, vaid kogu selles regioonis. Need on nagu sellised teravad kokkupuutepunktid. Ja Guajanas veel on selline, jällegi ma ütlesin, et ei saa tõmmata võrdusmärki Euroopa ja Guajana vahel päris, aga ikkagi õigusruumi mõju on nii tugev, et seal on natuke raskem võib-olla ära osta kõiki ja kõigist seadustest üle sõita, aga seal naabermaades on see palju akuutsem. Sinu tööandja Fred, temal oli küll suur soov ja isiklik huvi ka muidugi võidelda selle tegevuse vastu seal ja tal õnnestuski võita. Jah, see kääris, see oli see Taaveti ja Goljati võitlus, et alguses ta hakkas siis esimene, kes näitas initsiatiivi, et hakata siis selle suurkorporatsioonile vastu ja näitas ära, et nende tegevus ei ole tegelikult üldse kuidagi seaduslik ja siis sealt see asi hakkas kulgema, kuni lõpuks isegi jõudis presidendini see Prantsuse presidendini. Prantsuse presidendini otsustusmoment, et kes siis sõnastas siis selle looduskaitsele prioriteedid ja see projekt siis peatati. Tänu sellele saab ilmselt seal veel pikka aega neid putukaid püüda, kuigi muidugi kui kullavarud on väga suured, et siis võib-olla leitakse ikkagi mingisugune tee, kuidas need sealt kätte saada. Ja ma vaatasin hiljuti selle kullakompanii kodulehel, et nad on ka mingisuguse nõude esitanud Prantsuse riigi vastu, kust kaudu ma ei tea, aga päris suures rahalises ulatuses, aga kui palju neil selleks tegelikult alust on, ma ei oska kommenteerida. Ühesõnaga nemad ikkagi loodavad, et need ei ole oma mõttes vist seda kohta peast heitnud. Sa oled käinud Prantsuse Guajanas hiljem ka mitmel korral, mitte nii pikalt küll, aga siiski ja tõenäoliselt sul Frediga mingisugused sidemed on ikkagi säilinud siiani. Tõsi, kui midagi vaja ja midagi infot ja nagu nende järgnevate ekspeditsioonide organiseerimisel, siis on Fredist suur abi olnud, et kohe koha peal olemas kontakt.
Ja Eesti loodushuvilised ja teadlased ei ole seda rada maha jätnud, mis Eestist Guyanasse läheb? Jah, ikka on aeg-ajalt selle tee jälle üles leidnud, et nüüd viimati oli 2013, kui siis oli suur doktorikooli ekspeditsioon, kus siis mitmed erialade doktorandid läksid siis sinna oma iseseisvat projekte läbi viima siis paariks nädalaks, loodusteaduslikke. Kas see raamat Prantsuse Guyana võiks olla, mitte nüüd teejuhiks inimesele, kes tahaks millegi sellisega tegeleda, aga ehk siiski leiab sealt mõningaid näpunäiteid või on lihtsalt selline ilukirjanduslik kerge lugemine ühest ilusast kohast maailmas? No näpunäiteid, ma arvan, Lonely Planet on parem koht, kus selliseid praktilisi kiireid asju saada, mis on vaja reisimiseks. Ja linnades liikumiseks. Ja linnades liikumiseks, jah. Et see on lihtsalt tõesti selline jutustus sellest minu kogemusest, mis mul seal oli 11 kuud ja mõni Guyana tahk võib olla seal täiesti puutumata, et see, mida mina ei kogenud ja et see on jah lihtsalt minu jutustus sellest, mis ma seal tegin ja mis seal juhtus.